lähme siis vaikselt minema. Et kõigepealt paar sellist tähelepanekut, et ärge tööde kirjutamisel tehisintellekti kasutage. Et see ei, vähemalt õppimisel see ei ole nagu väga mõistlik. Mõttekam on ikka õppida ja siis kasutada tehisintellekti abiga tekste kirjutada. Siis teine asi on see, et ärge töid ette ära tehke. Ma saan aru, et see on siuke, kõlab nagu hästi, et vaata ära, ma teen töö ette ära ja korras on, et tegelikult ei ole korras. Sest ma võin jooksu pealt nagu töid muuta, aga võib-olla ka ei või muuta, et ma ei tea, kuidas on. Tänast tööd ma ei muuda, aga põhimõtteliselt vahel ma otsin mingid tegelasi välja, keda on huvitav, kellel oleks huvitav midagi teha ja vahel ma ka helistan neile, et ma suhtlen nendega ja räägin nende ettevõtete mingite tegelastega seal, et küsida informatsiooni ja niimoodi, et ärge tehke. Et kui sa ka oled kusagil seal kodus vaatad, et siis kindlasti oota loeng ära, vaata see video ära. Ma saan aru seda videotest, on jälle pikk vaadata, jah? Kes on olnud kodus vaadanud videot? Söögi kõrvale kõrvalt. Jah, nii ta vist ongi. Ja muidu ei ole pikk. Ma ei viitsi hakata teile ka mingit kokkuvõtet tegema, et nüüd ma teen kokkuvõtte ära on ja või kui sa viitsid, jah, siis sa võid selle visata ChatGPT-sse lasta või see Geminisse lasta ta teha kokkuvõtte. Ka nii saab, jah. Aga mul on kõige lihtsam see sama asi lõigata kokku, ma nii pean ta kokku lõikama ja heliga kokku viima. Nii. Brändi hääl siis, et kuidas siis seda brändi häält peaks kirjutama, et seal iseseisvates töödes oli päris palju sükst nagu väga, väga erinevat staffi, et see on jah süke formaadi ülesanne, et siin ei ole vaja nagu kuidagi särada ega näidata mingit oma teemat, on ja. Et küll see koht ka tuleb siin samas aines, aga et brändi hääl peaks siis olema mingi süke, mis ikkagi sätestab ära selle, kuidas siis brändi tekste kirjutatakse ja ma ilmselt eelmises loengus natukene valesti teile võib-olla selgitasin seda, et ma jätsin vale mulje, et vähemalt mulle teie iseseisvatest töödest natuke tundus, et ma ilmselt rääksin valesti, aga täna me saame seda ju parandada kohe. Tegeleme, seda brändi häält rohkem kirjutama ei hakka, aga me ju täna kirjutame nagu olemasoleva brändi hääle järgi väikse lausekese, tundub süke. Mis see siis ära on? Mingid mõttetu kliendi lause on ja keda see kotib? Aha, no nüüd te siis hakkate kirjutama seda mõttetut väikest lausekest kusagile kliendile otsa peale, et vaatame siis, kuidas see meile õnnestub. Ja tegelikult on brändi hääl ikkagi iga kord see tekst, mis puudutab teksti osa, see brändi hääle juhend ikkagi erinev, et suurtel ettevõtetel on sageli ja kes teevad tihedasti reklaami, nendel on ikkagi ühesugused brändi hääled. Need, kes teevad harvem reklaami, nendel on vahest nagu pannakse nagu teistmoodi asjad kirja, et need, kes tihedasti reklaami teevad, nendel on nagu eriti nendel tuleb sõnumeid kogu aeg sotsiaalmeediast, ajalehe reklaamidest, igadest muudest reklaamidest, et need on nagu kaks eri asja. Aga seda ma ei jõua teile siin kõike rääkida. Aga et ütleme, et kui on mingi ettevõte, kes ikkagi luuakse mingi uus bränd ja strateegia on kiire tõus 5 aasta jooksul, ma ei tea, mitu korda tahavad kiiresti turul tulla nagu kõike nagu turgu üle võtta, siis see tonaalsus peab olema ilmselgelt ju teistsugune. Või siis see ettevõte, kes planeerib, meil on plaan tehtud 30 aasta peale, võib-olla niimoodi raske mõelda, aga me tahame niipidi mõelda 30 aastat ja me oleme siin, jah. Mis on maailma kõige vanem ettevõte? Kui vana on? Ei tea. No põhimõtteliselt need numbrid on natuke segased, internetis teedate üles selle, aga Jaapanis seal mingid firmad, muidugi hästi lihtsad asjad, mingid teevad mingid 100 või asju, 1000 aastat vähem on Hollandis, Taanis vist kusagil midagi, kui ma ei eksi, madalmaades seal jah, mingi 300, 400, 500, 600, 700 aastat.
et kui te nüüd kujutate ette, et me siin Eestis nagu paneme sõnumit jõu, et noh, et siis tegelikult, kui sa mõtled, et okei, aga mõtlen, et 20 aasta peale, et kuidas see siis tuleb, noh, kuidas siis peaks olema see tekst kirjutatud, et kuidas mõjuda nagu 20 aastat ühtemoodi kogu aeg. See on päris keeruline ja mida jõulisem on see bränd, mida jõulisem on tema sõnumid, seda keerulisem on pikaajaliselt mõjuda, aga turule tulla on hea. Nii võime näha ka Apple'it, kes tuli turule, oli siuke nii-öelda täiesti ajalugu tekitav ettevõtte, eks ole, kes oma tehnoloogilise uuendusega tegi siis selle, et noh, kõik sellest rääkisid ja see oli suur asi, aga vaadake Apple'it nüüd. Midagi. 0. Kus on need Apple'i ägedad reklaamid nüüd? Ei ole. Nii et tegelikult, kui sa väga, väga pikalt oled turul, siis tegelikult tekivad erinevad momendid, kus noh, sa ei saa lihtsalt kogu aeg olla ega paugutada. Ja teisipidi jälle, kui me mõtleme, et okei, aga sõltub ka valdkonnast, kus kohas sa oled. Ja telefon on hästi oluline valdkond, meil kõigil on telefonid, no samas telefon ei ole ka mingi võileib, mida sa ostad, et see maksab päris palju. Nii et telefonil peab olema jälle teistsugune nii-öelda hoiak kui näiteks Lamuul. Ja? Lamuu kõigest hoolimata on suutnud olla ikkagi üsna süke särtsakas üsna pikka aega ja säilitada oma sellist positsiooni, aga ta müüb ka jäätised, jäätis on impulsost. Palav, läheme võtame siit, võtan selle, eks ole, olete ju näinud, kui te käite supermarketis jäätise leti ääres, seal inimesed niimoodi valivad ja mõni otsib kindlat jäätist, aga väga paljud ka võtavad, lihtsalt võtame selle ja kõik, et jäätisega on natuke teine lugu. Aga et kui ettevõtte sõnumid on sellised tugevad ja jõulised, et kui sa nüüd mõtled selle peale, aga sama ettevõtte peab iga nädalaselt vähemalt midagi välja käima, et kuidas siis need jõulised sõnumid võiksid mõjuda? Ei mängi välja, aga siuke rahulikum asi mängib välja. Nii tore vaadata neid ettevõtteid, kes on turule tulnud siuke, umbes, ma ei tea, malakaga peksab kõiki, ma olin nii odavad, siuksed sõnumid, särgid. Ja siis niimoodi vaikselt jälle vajub täpselt sinna mingisse ühte sellisesse mõnusasse, siukse sogasesse vette, mis pidevalt natukene keerleb selline. Kõik nagu ühtlustub, et ei ole, ikka mingi sõnum on. Laupäeval on allahindlus meie poes. Kõik läheb siuke, ei midagi erilist. Rääkimata sellest, et kui sul on nagu mingi teenusepakkuja poolt, näiteks mobiiliside operaatori poolt tuleb mingi sõnum, eks ole, et kui nad tahavad sind nagu üle tuua ja siis teine sõnum on see mingi tavaline sõnum, mis nendelt tuleb, et see on ikkagi siuke. Mis ma tahan sellega öelda? Tahan öelda seda, et brändi hääl, nõuanne teile, brändi hääl tehke mõeldes 20 aasta peale, mitte 5 aasta peale. 5 aasta peale peab olema eraldi strateegia, eraldi läbi töötatud strateegia. Enam ei ole aasta 2005 ega 2000, isegi 2015 ei ole enam. 2026 on nüüd. Niimoodi, et peab olema pikem pilt ja tavaliselt on see nii-öelda läbimõeldud, mitte väga jõuline, arusaadav, kuid samas eristuv keel, seda on väga raske teha, jah, aga see on võimalik. See töötab kauem kui mingisugune väga süke suur paugutamine, et nüüd läheme ja lööme kõik nagu labidaga pähe kõigile, et see asi ei tööta. Et kui te kujutate ette näiteks, et meil oleks mingisugune mööblipood, mis tuleb turule nagu väga jõulise sõnumiga, neil on, et see põhiline värk on see, et nad on kõigist odavamad, aga kuidas nad on kõigist odavamad? Et kas nad on niimoodi odavad, et nad on taskukohased? Kas nad on mööblipoed, põhimõtteliselt kõik mööblipoed enam-vähem müüvad ühte sama kraami. Väga vähesed, pisikesed müüvad ainult midagi muud. Kas nad on niimoodi odavad, et nad on mingi hooajate odavad või nad niimoodi odavad, et nad tulevadki nagu turule ja ütlevad, et ükstapuha, mis hinda keegi pakub, me teeme alati, meil on alati odavam hind. No see tähendab turul ikkagi suhtsukest nagu malakaga käimist, et nad ikkagi tulevad ja nagu rabelevad ja tahavad ikka kõigil ära teha. Et isegi selles odavas hinnas ja selles rabelemises on ka oma nii-öelda strateegiline nüanss sees, et aga mismoodi sa oled siis kogu aeg kõigist kõige odavam. Tore oli vaadata, kui Säästu Market selline pood oli, kui ta hakkas nagu ära lõpetama oma tegevust, siis enne seda need reklaamid, mis tulid, nad läksid selle Säästu Marketi hoiakust nagu väga mööda, nad olid hästi kvaliteetsed. Nad läksid, seal oli see, et mis see filmitud juba hästi, tehtud juba hästi ja sõnumid nagu kallis bränd oleks.
aga tegelikult ei olnud kallis bränd, ehk siis see näitab seda, et ettevõte tõmbleb, ettevõte püüab nii-öelda rabeleda, ettevõte püüab nagu veel midagi leida, siukene viimased hingetõmbed veel, et sellepärast on oluline ka brändis kinni pidada, brändi häälest kinni pidada, kõigest kinni pidada, et sa oleksid kogu aeg nagu ühesugune. Täna me kirjutame seda, kuidas kirjutada nii, et bränditunnetus säiliks. Selle loengu ma võtsin sisse selle pärast, et me võime siin rääkida, kuidas brändi häält kirjutada, aga sellel hetkel, kui te siis istute seal laua taga ja peate siis nagu nuputama ja kirjutama, see ei ole niisama lihtne, kui mina siin räägin, eks ole, ei ole mõnus mul rääkida, istu ise sinna laua taha ja kirjuta siis mingi jutt või tekst valmis, eks ole, mis kohe kuidagi lõppkokkuvõttes sa istud ikka selle turundusjuhi või ettevõtte omaniku arvamuse peale, kuule, jaa, see sobib, ei, see ei sobi, et siis on see, et see brändi hääl on tegelikult mitte brändi mingi, et bränd, et meil on ka bränd olemas, vaid brändi hääl on tegelikult kokkulepe ettevõtte juhatuse ja ettevõtte töötajate vahel. Või siis, kui ettevõttes on ainult üks juht ja ta kogu aeg nagu tegeleb seal, siis see on selle ettevõtte juhi nägemus, mis on ära vormistatud nagu brändi hääleks. Mis tähendab seda, et on kokkulepe. See tähendab seda, et ettevõtte juhtkond üleüldiselt, kui on nagu mingi, 5 miljonilise aastakäivega ettevõtte, üldiselt siuke ettevõtte juhtkond ei jõua tegeleda kõikide turundusasjadega. Ja sellepärast tulebki ettevõtte juhatus nõukogu peab nagu kokku leppima, aga kuidas me seda brändi strateegiat nüüd hoiame, kuidas me seda ettevõtte strateegiat hoiame, kuidas see väljendub nagu brändis ja meie igapäevases nagu reklaamtegevuses, igapäevases keeles, ja siis pannakse need reeglid paika ja need peavad olema nagu reeglid. Aga kui me nüüd tuleme tagasi selle mööblipoe juurde, kes hirmus odavalt tuleb ja paugutab, siis tänane töö ongi sükest hirmus odavat mööblipoodi käsitlev. Me käime kõik need slaidid läbi. Ja selleks on IKEA. Odav, jah. Aga vaadake, mismoodi ta odav on. Milline on IKEA teie arust? Nutikas? On. Aga kui sa sinna lähed, on see mingi siuke nagu see sotka või? Korras ja puhas. Süsteem on läbi mõeldud just. No kas sotkale keegi tuleb kallale, et nad niimoodi läbi mõtleksid või? Ei, lihtsalt. Nüüd te näete, kuidas see süsteem töötab. See oli mingi jumala tavaline kuradi võsa ja kraav ja heinamaa, tühi koht on ja. Ja nüüd on seal nagu, ma ei tea, põhimõtteliselt peaaegu kõikidel päevadel nädalas vähemalt 100 autot parkla sees. Aga kuidas siukesi võimalik on? Mingi middle of nowhere on mingi pood, kus on nagu kõik tahavad sinna kogu aeg minna. Mis see on? Ja nad müüvad odavat mööblit. Mis toimub? No, nüüd hakkab tulema see, et aga mis süsteem see on? Aga mis nutikus see on? Kuidas, kes see selle nutikuse tegi? Nad lihtsalt ongi siuksed, nad teevadki niimoodi. Ei tee. Neil on nagu bränd ja nad seda ikkagi brändi nagu realiseerivad ja päris tugevasti hoiavad sellest brändist kinni, et see on üks raske asi, aga see on võimalik. Ja nagu selle IKEA puhul näha, siis see on ka üsna tulus lähenemine. Loomulikult on neil ka stilistikaga kõik asjad paigas. Nad ei võta nii-öelda telefoni ja ei tee nagu mingi diivanist pilti, mis näeb välja nagu uuena juba nagu oleks vana. Et nad oskavad seda esile tuua, nad oskavad seda mööblit esile tuua, nad oskavad inimesele pakkuda seda, mida inimene tahab, aga okei, see ei ole niisugune kiidu jutt on. Ehk siis odav sõnum saab olla ka väga uhke, väga äge. Hinnal pole üldse mingit tähtsust. Tikku võib müüa ka niimoodi, et see on kasumlik. Ja autot võib müüa ka niimoodi, et see on kahjumlik, et selle toote või teenus hinnal pole absoluutselt mitte mingit tähtsust. Tähtis on see, mida sa teed ja kuidas sa müüd. Ja mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub see bränd, sellepärast, et kõigil on turul ühed samad tooted. See diivani paradiis, mööblimaja, no aatrium, jah. Mööblimaja, siis mis nad veel on igasugused? Neid on päris palju. Jysk on äkki nende põhiline. Jysk. No, neid on veel. Ja tegelikult müüvad, kui sa neid asju nagu lähemalt vaatama hakkad, suurema, vähema eristusega, nad on kõik täpselt ühesugused. Aga
sellel IKEA-l on oma maja, kus sees on nagu pidevalt autod ja kus on alati külalisi täis, et see hea parkimiskohta leiad pühapäeval on. Austame seda ja mõtleme, et kuidas see võiks olla ja siin on nüüd päris välja võtta päris IKEA Tone of Voice'ist. Jah. Palju õnne teile, nüüd te peate seda siis vaatama. On ju. Ise kirjutasite ka, et nüüd siis peate selle järgi kirjutama. See on päris raske, see on keeruline. See ongi keeruline, välja mõelda, välja nuputada siit, aga see on see copywriterine töö, mida te peate tegema. Ja tegelikult ei olegi nagu asi selles, et sa vaatad seda, aga sa vaatad seda brand Tone of Voice'i sinna ja tegelikult sa vaatad ka seda ettevõtet, sa pead sellest ettevõttest aru saama. Räägime natuke sellest, siis käime need slaidid läbi, siis paneme ise teisva töö. Et mida see IKEA näiteks lampide puhul müüb? Aga mine puu taha oma jutu. Mida ta müüb? Siin ei ole mingit head näidet. Huvitav, siin on midagi muutunud, siis lambid. No vastan ise. IKEA müüb väga laia nii-öelda ampluaaga erinevaid ägedaid lampe. Ja nüüd võiks öelda, ma ei tea, kõik müüvad erinevad lampe, see on vattani. Kõik need IKEA lambid mingil määral sobivad mingite IKEA toodetega kokku või nad kuidagi sellesse maailma nagu lähevad, sobivad. Ehk siis ta müüb valikut. Ja kui sa sinna poodi lähed, siis sa ei mõtle selle peale, et okei, ma läheksin nüüd sinna mingisugusesse Järvekeskuse all on, keldris on mingisugune väike poekene, mis müüb lampe, eks ole. Ma lähen hoopis sinna lambipoodi, et huvitav vaatlen, kas see lamp on seal odava. Seal ei pruugi seda ollagi ju. Kui sa seal IKEAs oled, siis sa juba selle lambi niikuinii ostad. Järelikult on tähtis see valik, mis sul seal koha peal on. Mitte see, et aga kas ma nüüd sellise imeliku toru omale saan kusagilt või ei saa. On ju. Ehk siis tegelikult see, mida IKEA müüb, on valik, stiilne valik ja seda nad ka lubavad. Ja see on ka sees. Ta müüb stiilset valikut. No, siin on nüüd siuke ilusam, siin on mingi 60-ndatesse läheb, on ju need. See on mingi siuke neutraalne, see on mingi siuke, võiks öelda klassikaline või mõni ütleb selle kohta kindlasti vanaaegne, on ju. No, et siin on nagu igast stiilist midagi. Ja kui te mõtlete, et kui te lähete poodi omale lampi ostma, siis mida te ostate tegelikult? Mida te ostate? Tahaks öelda, et lampi, aga see on vale vastus, on ju. No lampi, jaa. Aga mida te ostate tegelikult? Just, tubli, stiili. No praktiline väärtus ka ikkagi, et valge oleks. No just valge. Et näeks lugeda. On või? No milleks me lampi kasutame? Ma ei tea, milleks sa lampi kasutad. Köökilampi on ju või sa ostad kuskile. No kas see ongi laualampi, et saaks lugeda kirjutada öökapile lampi? Okei, otsime sulle siit ühe. Mina just käisin IKEAs lampi ostmise, nii mõtet oli, ma ei ostnud ühtegi seal. Jah, ostime sulle siit ühe lambi. Noh, valge, palun. Ma olen kõik lampi mõtet. Noh, aga miks see lamp sulle ei sobi siis? Iga teisel on selline. See on piisavalt eriline. See on väga äge 60-ndate stiilis. See on nagu mingi meenutab seda mikroskoopi või midagi sellist. See on siuke mingi uudne moodne. See on jälle lahe stiil neil. No, siuke väga kihvt. Saad teha seda videot. Siuke jubedus ka näed, mingi uss on ju. Hämmastavad palju erinevaid valikuid. Räägid palju. Nii et tegelikult inimene ei osta lampi, sina ka ei osta lampi. Sa ostad stiili. Ja seda lampi polegi üldse vaja, sellepärast, et need kordi lambid on igal pool ja mis sa ei saa lambipirni, osta siuke siis, kus on käinud pirn. Ei, sa ostad stiili. Ja kokkuvõttes inimene ei osta autot. Kes see loll autot läheb ostma? Inimesed mõtlevad, et ostavad autot. Tegelikult nad ei osta autot, nad ostavad mis asja? Mingid kuradi MP3 playerit on ju, raadiot ostavad tegelikult ja mugavust ja seda nii-öelda show-off'i ostavad.
aga see, et seal auto seal küljes on, see on nagu ka tore, on ju. Telefoniga sama lugu, et tegelikult sa, kui palju seda telefoni kasutad, on ju. Peamise osa kasutad ikka seda millekski muuks. Ühesõnaga, nüüd kuidas me peaksime mõtlema siis? Mitte seda, et ära ole loll, ära osta lampi, osta ikka mingi lahe stiil, vaid sa pead nüüd mõtlema nagu kaarega. Et tegelikult see inimene ei tea, et tegelikult ta ei lähegi lampi ostma. Sa pead mõtlema niimoodi, aga mina ei saa talle seda otse öelda, vaid ma pean talle seda nagu serveerima niimoodi, et ta tahaks endale minna lampi valima. Sina läksid lampi valima, et sa ei leidnud, siis tegelikult IKEA on juba võitnud, sellepärast, et sa läksid valima. Aga seda me tahamegi, et ta valima läheks. Ega ta ei lähe sinna seda ühte lampi ostma ju, ta läheb valima. Ja tavaliselt on siin, jah, sa võid selle valiku siit ära teha, aga te teate väga hästi, et seda lampi ei pruugi olla, võib-olla on, võib-olla ei ole, tralala, siit on otsa, sealt on otsa, sellistame Lasnamäe-poodi, küsime, kas sealt on, ühesõnaga, see on väga keeruline. Kokkuvõttes, kui sa seal oled, siis sa teedki selle valiku nendest lampidest, mis nagu saada on. Ja kas need lambid teile praegusel hetkel meeldivad või ei meeldi, see ei siit saab niipidi ka. See ei puuduta absoluutselt üldse asja, sest et inimesed tahavad siit neid lampe osta. Ja teie täpselt niimoodi ka mõtlete tänast iseseisvat tööd teha, et inimene tahab osta, ta tahab valida. Ta ei tea, milline talle sobib, sellepärast, et siuke võib-olla maal kalhoiskas, eks ole, 2-korruselises paneelelamus, kes elab hästi lihtsalt inimesed, võib-olla nendel on natuke teine vaste, kui siin linnas, kesklinnas kusagil Kalamaja loftis, eks ole, kus ta siis selle lambi omale ostab, et milline see lamp siis olema peab, on ju. Sinusugune on see, et kes, ma tahan kusagil, ma arvan, et sinu lamp on seal second hand poes kusagil. Keilas muideks on jube head second handid, soovitan. Käisid läbi, jah? Ei käinud. Kaks poodi, sõbrad sõbrale ja seal on, kui mujal on hinnad on 200 või ma ei tea 100, siis seal on nagu, kui 2 eurot on, siis on juba nii kallis või. Ja sealt täitsa erilisi asju osta saab. Erilisi asju, just nimelt erilisi. Rootslased ütlevad, et nende Eesti second hand poodides, mis müüakse, on nagu parem ülevaade Rootsi ajaloost kui Rootsi koduloo muuseumites. Aga see on ka Rootsi poodmüü IKEA, on ju? Ja. Nii et tegelikult reklaami tegijana on sinu ülesanne mõelda kirjutada selline lause, selline reklaam, selline kopi, et inimene loeb seda ja ta tunneb, et see on nagu tema mõte, mida ta ei ole veel mõelnud. Et kuidas ma selle peale ei tulnud on ja või mis see on siuke, ma ei tea, aga te peate püüdma niimoodi kirjutada täna. Nii. Ja siin on ette antud need, aga okei, räägime nendest siis, kui me jõuame siiani. See on täiesti omaette jällegi teema. Be different. We try to do things differently because it helps us create new ideas. No. It makes us who we are. We respect the risks, but never fear them. See on täielik bullshit. Absoluutne jama siin. Aga see on elu, täpselt nii on, eks ole. See, me ei saa ju valida, kuule ige, tehke ma korda see brändi hääl korda, täielik jama. See ei ole niimoodi, vaid nüüd sa pead üritama siit nagu välja lugeda. Teisipidi jälle, kui te ise kirjutate, nüüd te saate aru, et kuivõrd oluline on kirjutada, sina oled ju brändi looja, isegi kui sa teed nagu brändi häält kirjutad, sa oled brändi looja ja sa pead looma selle põhja, selle vundamendi, selle struktuuri, selle karkassi selle jaoks, et sinna ümber saaks kogu see nii-öelda ehitis tekkida. Be playful. No siit jah, midagi annab välja lugeda, aga siin ei ole mitte midagi konkreetset. Nii. Iseenesest on hästi ilusti kirjutatud ja aga siin on nagu see, et ma ka üks asi, mida ma siin puudutada ei saanud, siis strateegia, igal ettevõttel peaks olema oma strateegia, tavaliselt see strateegiat teatakse enne, kui teatakse oma mingi brändi tuuma on ja strateegia on
noh, see on nagu paika pandud ja seda tavaliselt ikkagi nagu osatakse öelda, osatakse rääkida, osatakse nii-öelda anda sulle vastust, et aga mis see strateegia siis on ju. Ja teine koht selles brändis on siis see, et kuidas inimesed seda vastu võtavad. Et tegelikult ükstapuha milline see või kas mulle meeldib selle IKEA brändi hääl, mis on kirja pandud või ei meeldi, siis tegelikult IKEA on ma arvan, et see on väga hästi vastu võetud, sellepärast et Eestis ju, kui IKEA-t siin veel ei olnud, käid ju kaubikutega sealt Soomest kusagilt toomas on ju. Et noh, et see on noh, väga, väga hästi tehtud bränd on ju. Your brand strategy and actions, how people feel about your brand ja your brand image. Et tegelikult see koosneb väga paljudest asjadest, see bränd, et ega bränd ei saa kõiki asju lõpuni juhtida, eriti siis, kui see on tellitud ja ma ei tea, tehtud. Tegelikult peaks bränd olema niimoodi, et tuleb ise tulema. Ettevõtte juhatuse käest, ettevõtte juhatuse läbi siis nagu modereeritud või läbi juhitud protsessi peaks ettevõtte juhatus ise selle brändi tegema, aga see asi niimoodi ei tööta ja meie siin ei ela siin sellel planeedil, kus niimoodi oleks asjad. Aga niimoodi oleks jah kõige õigem. Nii et kui te omale ettevõtte teete firma, eks ole, siis, või brändi, siis kindlasti tehke ise kõik, looge ise see süsteem, mõelge pikalt ette. Mõned ilusad brändid ka teile vaatamiseks, et saate aru sellest erinevast tonaalsusest. Harley Davidson, päris mahlane, ilus bränd, siiamaani päris kenasti ennast üleval pidanud, hoiab isegi sõnumeid enam vähem, suur bränd, et see ei ole ka mingisugune Eesti, ma ei tea, Põlvas, Räpinas ja Võrus, vaid et noh, ta on ikkagi üle maailma, ta peab oma sõnumitega ikkagi väga suurte rahvamassidega arvestama, et noh, see asi läheb keeruliseks kohe, kui me siit nagu Eestis, isegi Eestis on nagu lihtne teha, kui me Eestis nagu välja läheme, siis seal on nagu väga, väga raskeks lähete lätlaste juurde, leedukate juurde, kes vähegi on tegelenud soomlastega, lätlaste, leedukate, venelastega, sakslastega, poolakatega, no see on nagu mingi teine planeet, noh, see on teine universum, eks ole. No nemad siin paugutavad kõigile. Okei, võiks öelda, no jah, aga neil on ju nii ilusad motikad. No jah, aga need motikad ju müüakse väga palju, on ju. Ja muideks motorataste Harley Davidsonil on praegult nagu kuulu järgi vesi ahjus. Ja üks põhjustest on siis vale arvestus, valed müügitegevused, mis peale koroona lõppu, peale pandeemia lõppu, siis inimesed nagu siuke vabadusi ja tahavad minna, läheme ja motikaid osteti päris palju ja siis nad tõstsid oma seda toodangut ja tegid nagu plaanid ja tellisid mingid, ma ei tea, materjalisärgid, värgid, asjad niimoodi, et nad planeerisid, et nüüd läheb, nüüd tõuseb, eks ole. Aga selgus, et see oli siuke lainekene. Ja nüüd need motikad jäid kõik seisma. Teine põhjus, miks pärast need motikad pidid seisma jääma, ma ka lugesin seda kusagilt või kuulsin, pidi see olema, et see mitte konkreetselt minu põlvkond, aga umbes minu põlvkond, et need kurinad kukuvad ja ära surema, on ju. Ja kui nad vanaks jäävad, nad enam ei sõida nende sikritega, on ju. Noh, mõtle ise, et värised kusagil, sa ei sõida sellega, on ju. Et see Harley Davidsoni põlvkond ikkagi hakkab nagu läbi põlema. Ja noh, nüüd nad peavad nagu mingi uue lähenemise leidma, et kuidas siis müüa. Okei. Aga bränd on äge, selline kui niimoodi vaadata, et noh, et milline sõnum ja milline see imidž on, eks ole, väga kihvt. Coca-Cola. Siin on toodud ka kusagilt internetist leitud need, nagu milline see bränd on, eks ole. Positiivne, sõbralik ja süke kahe jalaga maas, eks ole. Mis minu meelest, kuidas ta kahe jalaga maas on, aga ju siis on. Aga Coca-Cola brändi vaadates on jällegi tunda see meeletu töö, mis kusagil taga taustal käib, et kõik see Coca-Cola kogu aeg ühesugune oleks ja ühte moodi välja paistaks, et see ei ole sugugi mitte mingisugune siuke asi, mis nagu lihtsalt, aga lihtsalt niimoodi lihtsalt on, eks ole. Nagu ma läksin oma vennaga juttu
noh, mingi reklaami teemast oli juttu ja ta ütles, et no jaa, ei, Coca-Cola pole üldse reklaami vaja teha, seda kõik teavad ju, noh, et Coca-Cola lõpetaks reklaami tegemise ära, siis samamoodi vajuks ära on ju. Võib-olla mitte täitsa nulli, aga raudselt müügid langeks. Ja kuna nende mahud on niivõrd suured, siis noh, isegi väikene langus neid annaks ikka tugevasti tunda. Et soovitan Coca-Cola puhul just vaadata seda sellist sõnumite, kuidas ma ütlen, ühtsust. Et kuidas nad suudavad need sõnumid nii ühtsena ja siukse samasugusena hoida ja kuigi ta tundub meile natukene siuke formaalne, siis ta ikkagi paugutab üle maailma, et noh, see on väga vinge töö. Old Spice, ka üks tore higipulk. Et nüüd mõelda, et neid, kui lähed riiuli ette valima neid omale seda deodorant, eks ole, siis noh, neid on seal igasuguseid reas. Et aga miks ma siin seda siis näitan? Aga sellepärast, et jällegi ta on leidnud mingi teistsuguse lähenemise ja kõige raskem asi üldse reklaamis on kasutada nalja, on teha nalja tegemine ja mõte, aga nad teevad nalja niimoodi, et jälle üle maailma, et kõik nagu saavad naljast ühtemoodi aru, et see on üks kõige raskemaid asju, et milline nali siis olema peab, on ju. Siit pärast, kui te viitsite klikata, siis siin on ka päris vahva see, kui sa tegeled mingi brändi või asjaga, et sul on vaja nagu leida siis siit. Ma ei hakka siin praegu peatuma, et siit leiab siukse, mis moodi asjad peaksid olema. Desigual, väga äge, vaatame, kas see avaneb siit. Aha. Et siis Desiguali bränd Bible, brändi piibel. Ja brändi piibel on nüüd midagi muud kui nii-öelda brändi see dokument. Brändi piibel on äkki sa võid äkki ukse kinni panna, ei tule enam kedagi või? Ole pai, mine pane uks kinni, jah. Sealt puhub vist tuult, jah. See brändi piibel on nii-öelda illustreeritud raamat, mis räägib brändi lugu, aga see ei ole brändi alusdokument, vaid see on see siukene illustreeritud lugu. Soovitan kõigile vaadata, see link siin olemas. Ma ei hakka siin praegu igat asja vaatama, aga jällegi, et vahel on ettevõttel see, et neil on nagu kõik olemas, nad on suured, nad on võimsad, nad on jõulised ja siis nad istuvad selle otsas nagu tead kana, kes on munend nagu liiga suure muna, et nad ei oska seda kuidagi panna, on ju. Et sellisel puhul ma soovitan teha ka brändi piibel, ehk siis see mingi raamat, mingi vihik, mingi ajaleht või mingis ajakiri, eks ole, või kuidagi muud moodi nagu seksikad lahedalt kokku pandud, mis nagu räägib sellest brändist ja nüüd seda on raske nagu agentuurina müüa, aga see hoiab seda nagu brändi üleval ja see Desiguali brändi piibel on nagu väga äge, väga kihvt, väga lahedalt tehti, kuidas nad oma lugu räägivad, see nagu nad nagu räägivad lugu, aga tegelikult nad hoiavad sellest brändi keelest ja sellest brändi pointist väga, väga selgelt nagu kinni. Kõik need aktsioonid ja kõik see värvilisus ja kõik see, et ega siin Eestis on seda väga vähe näha, sellepärast, et siin ei ole mingit korralikku Desiguali asja või on või? Et siin ei ole seda peakorterit ja siin lähed Ülemiste keskusesse võib-olla vaata, et seal on ka mingid siuksed samasugused müüjad nagu teie siin. Et ma saan aru, kevad on jah. Aga aga ma ei tea, Barcelonas või kus pagan nad on, et ühesõnaga väga, väga äge jõuliselt tulevad, jõuliselt teevad ja tegelikult see ei ole ka üldse raske, aga raske on leida just seda keskteed, mis oleks võimalikult universaalne. Ja sellepärast ma rõhutangi, et brändi hääle, kui te kirjutate brändi hääle dokumenti, et te peate olema võimalikult siuksed nii-öelda napid, üldised, hästi arusaadavalt ennast väljendama. Nii, seda me rohkem ei puuduta täna.
tegelikult peaks olema niimoodi, et kui sa hakkad reklaami kellelegi kirjutama, sul peaks olema brändi hääl ees. Mida teha siis, kui ei ole, soovitan see ise enda jaoks luua ja kui on võimalus, siis saada turundusjuhile või ettevõtte omanikule või siis turundus mingi assistendile või kes iganes sinu kontaktisik on, saada ette, kuule, et ma kirjutasin nagu sellised punktid endale valmis selle jaoks, et ma hoiaksin nendest reklaamidest sellest kinni, et ole hea, vaata korra üle, et teil vist ei ole seda brändi häält, et vaata üle, kas need sobivad. Soovitan teha niimoodi, see ei pruugi üldse õnnestuda, aga jällegi, kuidas teha siis, jah? Siis selle jaoks, et brändipõhist reklaami kirjutada, kindlasti koduleht vaadata üle, sest koduleht on täpselt siuke asi, et kui me vaatame mingit raamatut, siis võtta või nagu mingit, ma ei tea, trükist või mingit toodet, siis sa ei saa ju niimoodi toodet, et sa võtad nagu selle toote kätte, vaatad, kuule, ole hea, teeme selle ümber, et sa ikkagi ju, aga kodulehte sa saad niimoodi ümber teha, et plaks ja okei, muudame ära midagi, et selles mõttes kodulehed üldiselt nagu üsna kipuvad vajastama seda, milline ettevõte on. Vajal on muidugi vajasti arustan, aga nendest ma ei räägi, ma räägingi nendest, kellel on korralikult tehtud. Nii et koduleht on päris oluline tunnetuslik materjal selle jaoks, et kuidas seda reklaami siis kirjutada. Sihtgrupp, mida peab ka loomulikult teadma. Ja väärtusmaailm. Milline on IKEA sihtgrupp? Mis see võiks olla? No võib-olla see alumine serv ainult. Keegi, kes otsib praktilisust, ostage raha välja, siis ta tahab olla kindel, et see asi nagu töötab selleks, mis Kas IKEA on kallis pood või? Pigem mitte. Odav pood on ju? Soodne. Kes on IKEA sihtgrupp? Pered, jaa. Pered. Olete käinud ju IKEAs ju? Seal on nagu niimoodi, et lase sisse ta. IKEA on oma nii-öelda juttudes, asjades nagu rääkinud sellest, et noored pered, et tegelikult nad ostavad, aga nende jaoks on tähtis see, et oleks nagu praktiline ja samas ka taskukohane. Aga samas, kui me räägime Rootsis, siis nemad Eestis võib-olla on stiilitunnetus natuke teine, siis Rootsis on see tunduvalt nagu kõrgem ja nii-öelda stiil on puhtam ka lihtsamates kohtades, peredes, et sama, aga samas, et ta oleks ka nagu stiilne, et ta oleks nii-öelda ratsionaalne, funktsionaalne ja samas, et ta ka oleks taskukohane. Jah. Nii et ta on noortele peredele tehtud, aga kui sihtgrupp on noored pered, siis sa ütlesid väga õigesti keskklass, see on täiesti eraldi loengu teema, siis tegelikult see ei tähenda seda, et Harley Davidsoni mootorratast ostavad ainult niisugused karvased macho mehed, vaid vastupidi, ka sihtgrupp on reklaam, see on see, kellele suunatakse. Et kui näiteks mingi hip-hop riided, eks ole, siis mingi et aga seda võivad kõik osta. Aga kui sa näiteks paned sihtgrupi mees ja naine 0–100 Eesti elanik, kuidas sa siis seda reklaami teed? Nii et tegelikult IKEA puhul on hästi oluline see, et kes on see sihtgrupp, milline on see nii-öelda hoiak, see keel, milline on see toode, milline on nende strateegia. Ja nende strateegia, seda võib ka siin nagu mõtelda natuke, aga mis see strateegia on? Väga õige. Perekond ütlesid ja nüüd, mis see strateegia on? Ja neil on suur maja tavaliselt, kus on ka sööklad. Mis see strateegia on? Neil on ka välja töötatud ring, sellised käigud, igal pool on selline lastesõbralik. Mis see strateegia on? Tiiru ära, võtad midagi kööki, midagi elutuppa, kõik asjad sobivad omavahel kokku, komplektid, seeriad. Aga müügistrateegia. Põhimõtteliselt müügistrateegia on see, et sa võtaksid kogu pere ja läheksid IKEAsse ja pärast saab liha palju süüa. Mis on hea?
täiesti nagu kokkuvõttes sa ei lähegi seda mööblit sinna ostma, vaid sa lähed laupäeval, kus me lähme IKEA-sse. Noh, kahju, aga nii on. Väga lahe ja väga kihvtilt tehtud, sellepärast, et kõik on läbi töötud, kui sa vaatad mingi lapse tuba, siis tõesti, kui ma oleksin laps, siis ma küll tahaksin endale sükust tuba. Või kui ma endast mõtlen lapsena, siis sükene mõnusad koopad on sinna loodud, süksed hästi nagu ägedad või siis mingi kööginurk vaatad jälle, kuidas kurat tehtud on. Võiks olla küll süke, võib-olla mulle see IKEA ja ta on süke liiga kandiline süke ja mingi süke IKEA on ju. Aga ikkagi, kuidas nad osanud teha, kuidas nad selle, nii et kokkuvõttes sa lähed sinna, ostad silmadega, siis kui selle arvuti lauma koju vead lapsele, siis see on poole aasta pärast on mingid nurgad ära kulunud ja ma ei tea, augud sees ja süke. See pole tähtis, nad müüvadki odavat asja on ju. Mis on IKEA väärtusmaailm? Tegelikult me seda siin juba ütlesime ära. Pere. Nii et te ei saa öelda niimoodi selles reklaamis, et ma ei tea, kuidas iganes. Te peate mõtlema perekonna peale. Perekond tähendab seda, et sa ei tohi ropendada, sa ei tohi kasutada liiga tugevat keelt, on ju, ja sa ei tohi ka liiga mingi sükest advanced keelt kasutada. Ja sa pead kogu aeg mõtlema niimoodi, et aga kuidas nad teevad need lihapallid nagu isu äratavaks või kuidas see võimalik on? Ja kõik müüvad lihapalle ju. Mis see värk on nüüd siis? Aga IKEA lihapallid teetakse üle maailma. Kuidas see IKEA ja need lihapallid kokku sobivad? Aga need sobivad, palun väga. Mis see väärtusmaailm on? Perekond. Siis on see sükene nutikas elustiil, eks ole. Siis on see mingisugune selline kuidas seda nimetada, perekond, see ei ole perekond, see on mingi kokkuhoidlikkus, see ei ole ka nagu säästlikkus, aga see on kokkuhoidlikkus. Just IKEAs on ka mingid süksed asjad, mis on head, aga odavad. Võib-olla ka sellest, et Eestis müüks seda sama asja halva. Ma olen mitu satsi mingid panne ostnud sealt ja jumala kvaliteetsed pannid, et isegi Eestist kallimad pannid ei pea nii kaua vastu kui IKEAst ostetud pann, see suurpooki pann. See on mingi sükene säästlik, natuke see süke läänelik elustiil, kus ka parema sissetuleku puhul ollakse ikkagi süksed nutikad, ei raisata leidlikud lahendused, leidlike lahenduste asi. Ja see ei ole, või võib-olla on lihtsam öelda see, et mis siis ei ole IKEA väärtusmaailm. Mingid siuksed pangaarturid, kiired raha, Armani peab kogu aeg seljas olema, või siis siuke hästi kiire elustiil, mis võib olla, aga see ei ole see. Nad ei väärtusta seda. Nad väärtustavad mingit teissugust asja. Samamoodi ei väärtusta nad ka mingit ülemäära luksuslikust. Nad ei ole nagu nii luksuslikud, et kõik mingi, ma ei tea, kullast elemendid ja ornamendid ja rokokood ja asjad ja kõik peab sükene kohutav Instagram või Pinterest kogu aeg olema, et ei ole. Siis on hästi oluline asi see, et kui sa hakkad reklaami tegema, kirjutama kellegile üldse reklaami, sa pead mõtestama, mis asi see on, mida sa teed ja mille jaoks sa seda teed ja kuidas sa mõtlema pead, sellepärast, et veel kord, reklaami ei saa kirjutada niimoodi, et sa oled nagu nii, ma ei tea, ma seda kirjutan ära, ma ei tea, see on toode, osta ära, maasikad on odavamad, eks ole, osta ära, et see ei ole niimoodi, vaid sageli on reklaamides ikkagi, sa pead mõtlema sedasi, et aga kuidas mõtleb sihtgrupp ja kuidas ma nüüd kirjutan niimoodi, et tegelikult see mõjutab seda sihtgruppi. Teil on täna sihtgrupp pered, noored pered. Lepime selle lihtsalt kokku, see tegelikult mis peaks ka olema sihtgrupp, see on ka, kui uurida IKEA asja, siis tuleb välja. Et peab nii pidi nagu mõtlema. Kuidas bränd seda väljendab? Mismoodi IKEA seda väljendab? Nutikalt, stiilset ja muideks ka, kui me rääkisime eelnevalt ka selle, et kuidas nii mingi rahvuslikesse asjadesse või rahvuslusesse suhtuda, siis nemad on
jube kindlalt hoiavad kinni sellest rootsikeelsetest nimedustest, mis on väga lahedad tegelikult, väga kihvtid. Et kuidas ta seda väljendab? Ta väljendab hästi rootslaslikult seda. Mida peab sihtgrupp teada saama? Nüüd hakata lampidele kirjutama lauset, on ju. Mida sihtgrupp peab teada saama? Ma ei oska seda öelda. Aga see on üks asi on kindlasti valik ja teine asi on see, et see on kuidagi siuke ihaldusväärne ja hea valik, eks ole, taskukohane. Ma ei oska seda teile lihtsalt seletada. Mida sihtgrupp tahab kuulda sellelt brändilt? No kindlasti ei taha ta kuulda seda, et mine perse kui hea lamp raisk, ma ütlen. Ta ei taha seda kuulda, ta tahab kuulda midagi, midagi siukest nagu sooja, sõbralikku, pehmet, siukest samas nutikat, samas kuidagi siukest, ja mitte niimoodi sõbralikult, et hei, meil on, vaid see kuidagi nagu südamest tulev sõbralikkus, kuidas seda anda, ma ei tea. Ega ma ise ka ei oska seda kirjutada, aga te peate proovima, eks ole. Aga see hei on suht rootslaslik. Jah. See ongi Rootsi, jah. Millised argumendid on brändi maailma mõistes olulised? Et kui ma siin vaatan, kui mina vaatan nagu eelmised töid, mis siia sellesse samasse loengusse, ma ei ole seda kaks korda muutnud. Et siis tavaliselt kiputakse nagu peamine argument, mis seal lauses on see, et sa tahad nagu valgust saada. Aga valgusega pole siin mitte mingisugust pistmist. Absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Sa ei lähe ostma valgust, kui me räägime sellest, et valgust saada, siis me oleme absoluutselt endale nagu jalga lasnud. Ja see point on selles, et aga neid lampe võid igalt poolt osta igasugused jumala palju odavamad kui Ikeast. Lambi ostmiseks sa ise ei pea isegi mööblipoodi, mingi lambipoodi. Ma ei tea, kusagil supermarketites, igal pool mujal on mingi lambi valik on kusagil. Midagi ikka saad. Nii et, ja valgus saab ju igat ja pidi igalt poolt, et valgus ei ole täna, see oli võib-olla 1926, et siis jah, et meil on lamp, nüüd on valge, ma saan piiblit lugeda. See ei ole ammu enam see. Sa ostad midagi muud, sa ostad mingi tüki, mingisugust tunnet oma koju. Ja see on see oluline argument, mida see bränd edastab. Stiilsus. Et siis ma tahtsin nagu siin ka esile tuua seda, et kuidas siis kindlasti ei peaks reklaami tegema, et nüüd ei mõtle, et nüüd ma niimoodi mõtlengi, et aastaid tagasi oli seal Järve teel oli ilgelt suur, see oli nagu veel see natuke üleelu suurus on tavaline suur välimeedia on 6x3, aga siis see oli nagu mingi veel suurem pinde ja räigelt suur plakat on ja kus siis see paljas tšikk on vannis on ja blond on ju mingi jube modell ja siis ta on seal ja unistab ja taga on veel mingid ja see suht odav vanituba ka, vaata ta ei ole ju mingi väga luksuslik, ta on suht odav, võib-olla ta tol ajal oli, ma ei tea ja siis, mida? Ja siis on veel mingid odavad nagu šampooni ja ma ei tea, mingid sellised mida? Head and Shoulders on, eks ole, selja taga on ja et ja siis ta mõtleb, telliks kütteõli. Ühesõnaga, aga omal ajal tehti niimoodi, tehakse ka praegu, et tegelikult, kes selle kooli ja selle aines ära lõpetavad, ei peaks üksid ainet tegema, et see point on selles, et sa pead alati olema nagu eesmärgipärane ja püüdma seda võimalikku ideaalset kohta ära tabada ja parimat lahendust ju ei ole. Ega mina ei tea, missugune see reklaam peaks olema ja kui see paljas naine siin on, siis tegelikult võib-olla siis annaks seda reklaami ju teistpidi kuidagi nagu keerata nagu siia annaks mingi tunduvalt huvitavama kopi välja mõelda. Kui sa juba lähed palja naine kuradi suurelt paned seinale on ju 10 meetrit on ju, kõik sõidavad mööda, Tallinna kõige käidavam koht, siis ta ütleb sellist kütteõli. Hea küll. Siis teine asi on see, et mis see aga miks ma niimoodi nõuan mingisugust pikkust, teksti pikkust? Sellepärast, et see tekst siin peal on liiga pikk. Kõik Prantsuse kaubikud Amservi, Sõpruse põhjast ja 151, hooldus, varuosad, remonditööd -20%. Amserv, Amserv, Sõpruse põhjast ja 151, 2 korda on aadress ja siis on veel logo ka. See on too much, täiesti nagu overkill, eks ole.
aga siin on ka keegi on midagi kirjutanud, keegi midagi kujundanud, et tegelikult kui sa ikkagi välimeede peal teed, on sul tunduvalt raskem olukord, sellepärast et sa pead ikkagi väga lühidalt ja konkreetselt kirjutama, kui sa praegusel hetkel, ma ei tea, mäleta, kas mul siin sõnad arvu oli ette antud, praegu sa pead olema nagu, võid natuke rohkem kirjutada lausekese või paar on ja aga samas sa ei saa ka liiga palju kirjutada, sest mitte keegi ei viitsi lugeda seda pikka lauset läbi ja seal mingi kliendilehe alguses on ja noh, ja mulle meeldis kunagi tuua väga seda näidet, et mingi ajal oli jube populaarne, praegu millegipärast pole tulnud, aga olid need Viagra ja Cialis ja mingid siuksed tablettide reklaamid tulid sinna junk maili. Ja noh, et ilge loetelu jälle mingi, noh, natuke mingi loetud ka, et noh, et tule nüüd ja osta nüüd ja telli ja odav ja et tegelikult, kui sa mõtled, et see on junk mail, see on rämps ja see inimene, kes selle asja valmis tegi, ta teadis 100% teadis, et ta teeb junk maili. Mõtle selle peale. Ja ta pidi seda niimoodi tegema, et sellest hoolimata need, kes selle üles nopivad, et need lõpuks tellivad. Aga meie siin mõtleme niimoodi, et kui me teeme reklaami, et siis me võtame selle kujundaja arvuti nagu mingi siuke Maci, siukse kõige suurem ja siis kutsume kliendi nagu vaatama, paneme suurelt ette mingi kliendileht. Et see on tavaliselt siuke, mida ma olen agentuuris töötades märganud, et see on nagu overkill või ta on siukene, ta ei ole nagu elujõuline lähenemine. Et tegelikult praegu sa pead ka mõtlema sellele, et sinu kirjutatud lausega kliendileht rändab esimesel võimalusel prügikasti. Aga need, kes seda loevad, nendele see võiks siiski mõjuda. Keeruline on ju. Nii, kas läheme iseseisva töö juurde või tahate midagi küsida või arutada? 20 sõna oli, jah? Kas see on muidu tavapärane, et copywriter peab tegema, me teeme tunnis siin üsna kiiresti neid asju, et vast ei saagi väga oodata, et mul siin midagi nagu Eureka taolist tuleb või peakski olema nii, et tavaliselt ei ole copywriteril aega küll, nädal aega või 2 nädalat. Segi peast oled või? Tahad töötada või taha? See on kuradi fucking, see on kiirrongi pealt lille noppimine, noh. On. Ja päriselt ka, see ei ole nali, kui sul on nõrgad närvid, kui sa ei kannata kriitikat, kui sa ei kannata pinget, ära mine reklaamiagentuuri tööle. See äri on aetud siukseks, et sa pead järjest rohkem tegema, palju tingitakse hinnas ja see on väga, väga keeruline ja mida rohkem sa raiskad ühe asja välja töötamise peale aega, seda rohkem, seda kallim on sind pidada ju. Ja nüüd võiks öelda, et okei, aga siuksed kuldmuna munejaid ei ole ju. Polegi tähtis, sa ei pea kohe pihta saama, aga kui sa töötad selle alal, sa töötad pidevalt selle alal, siis tegelikult sa lõpus harjud juba läbi, mitte lõpus, vaid üsna varsti, harjud läbi nägema neid olukordi ja see tuleb kergemini niimoodi, et sa ei tulista enam, nagu sihtmärk on seal, sa paned sinna, et sa enam-vähem juba kusagile sinna midagi tulistad, et sa pead nagu märkama, aga te olete alguses, te alles õpite. Võib-olla mõned siin nagu töötavad, aga see ei ole tähtis. Minu jaoks te olete kõik õpilased, te peategi proovima, te peategi harjutama. Minu ülesanne on teile tagasisidet anda, pai teha kogu aeg, öelda, et te olete tublid ja ilusad ja andekad ja head, aga te nii-öelda peategi harjuma neid asju nägema ja võimalikult kiiresti läbi nägema neid asju. On olukordi, kus on rohkem aega, aga ka see ei ole. See ei ole nii-öelda levinud, et reklaamiagentuuris oleks kõvasti aega ja sellepärast ongi mõideks ka praktikantidel suht raske, et keegi viitsi tegeleda nendega. Kellegi ei ole aega agentuuris, et istuda mingi tegelasega maha ja rääkida, tead nüüd, räägime sellest kliendist nüüd niimoodi rahulikult kohe. Et siin ülikoolis on selles mõttes väga mõnus olla, aga minu ülesanne, minu üks agenda on ka see, et kui ma töötasin reklaamiagentuuris, siis viimased 10 aastat sealt loovjuhina ja koos ettevõtte juhiga, eks ole, tegevjuhiga, siis me tegelesime ka nagu personali probleemidega, võtsime tööle ja mingid probleemid, mingid asjad, särgid, värgid, kes töötas, kes ei töötanud, mingid asjad. Ja päris palju sai ka nagu noori värvatud ja hilisemalt ka siis neid, kes praktikale tulevad. Ja tugevat tooni andis see, et kes tulevad nagu ülikoolist, need ei ole ette valmistunud.
ja kui mina teile praegu ütleksid, et lebo on ju rahulikult tehke, siis ma teen teile ju karuteene. Kui ma ütleksin teile, et kirjutage selle AI-ga on, jälle ma teen karuteene teile. Kui ma teile võimalikult nii-öelda parema suuna kätte annan, sest mina ei suuda teid ette valmistada, aga ma saan teha seda, et selles nii-öelda piires, mis mul siin on, ma saan teid hoida võimalikult reaalsuse piires, aga samas rääkida ka seda filosoofiat ja seda muud juttu juurde, et te saaksite võimalikult sükse reaalsusele sarnase olukorra saaksite kätte. Aga te võite mulle ikka öelda ka, kui on, ma ei tea, igav või midagi või. Räägime korraks sellest brändi häälest siin, sest ma tahan, et te sellest kinni peate. Ükstapuha, kui raske see on. Be different. Eristu. Siin bla see tekst on, jah. Be playful. Ole mänguline. We have a warm and friendly sense of humor. Kui ilusti ütleb. Warm and friendly sense of humor. Spice up with healthy self-distance. Mis see tähendab? Mismoodi? Ma ei tea. We are happy, playful and try to leave people with a smile. No what? Te peate kirjutama nüüd üks lause, et tuleb naeratus. See on päris keeruline, on ju. Be clear. We want everything we say or to be clear for everyone. Let's make common sense our common language. Be visual. A simple visual expression is your good. Tähendab, jumala eest mingit pilte ega mitte midagi. Tee ainult kirjutada teksti. Be truthful. The best way to earn trust is be truthful. To stand up what we believe, open mistakes, so we can learn and improve. Be curious. Oi jumal. Be curious. No ja küll. Be humble. See võiks teid puudutada natukene. Most people have limited financial resources. Let's meet them with humbleness and surprise them with big ideas designed for small budgets. Be proud. Ja kuidas on kaks asja kokku lähevad, on ju. Ole uhke ja samas ole ka nagu see alandlik või selline väärtustav, on ju, lugupidav. Ja be optimistic. No siin on tehtud, et me kliendile on maha müüdud ja ei ole kihvt ja äge, aga selle järgi on juba raske. Aga nüüd te peate siit ikkagi välja noppima ja te peate kinni pidama nendest punktidest kodus ka. Te ei tohi niimoodi kirjutada, et te lihtsalt kirjutate mingi teksti, vaid te peate kirjutama nagu, ja seda ühte lauset te jaksate nagu mitu tükki kirjutada. Ja 20-sõnaline. Absoluutselt. See tähendabki seda, et sa pead hakkama teistmoodi mõtlema. Mitte, et sa pead nagu põhjalikult mõtlema. Sees võib olla 2 lauset ka või see on mingi 1 lauset. Mis ma siin ütlesin? Teksti pikkus peaks... Iseseisev töö. IKEA laualampide reklaam, mis kutsub valima sobivat lampi siit. Tekst läheb kliendi lehele ja selle juures on kõrval olev pilt. Nii. Teksti pikkus peab olema umbes 20 sõna. Siin pole lauset mitte midagi öeldud. Kas te tahate, teeme täna sükest personaalset tööd, ja? Või tahate mingid grupid teha ja arutada seda? Hugo. Sina. Meil on lai valik pisikesi kangelasi. Vask, vasak lamp. See läheb nagu pildiga. Iga paneb need tavaliselt nagu hinnasildid või sildid paneb külge. Siis me paneksime vasak poole Stewart. Need on nendest minivenidest. Kõik lapsed teevad, ma arvan. No. Ja siis me panime Rootsi nimed mõtlesin. Rootsi keelt põhimõtteliselt juurde. Jah, okei. Mulle see lause meeldib. Meil on lai valik pisikesi kangelasi. Kuni 20 tähemärki oleks vaja olnud ja see oleks rohkem kliendi lehte pidanud minema. Okei. Seal on alla 20. See on rohkem reklaam, et see ei ole nagu kliendilehes selle valiku juurde, aga iseenesest mulle meeldib. Meil on lai valik pisikesi kangelasi. Jah, täitsa tundub küll niimoodi. Või kuidas teile tundub?
kangelasi on seal. Ah? Tegelasi või kangelasi. Noh, jah, läksid ideed lahku. Meil on lai valik pisikesi käsilasi. No kui nagu ühe bännerina lahendada, siis ta jah, teisipidi jälle töötab. Käsilasi ja käsilasi muidugi, kui sa kasutad kas see inimene läks ära, kes jah, et käsilased rohkem sa müüd seda, mis see film, multikas, jah. Minione müüd rohkem, et siin peab ka Eesti reklaamis tavaliselt on väga ohtlik kasutada siukseid käsilasi, siukseid nimesid, et aga jällegi, juriidiliselt ei ole midagi hullu, kõik on korras. Liisi. Jälle ei suuda otsustada, kas väike ja ümar või pikk ja peenike. Suht lambine teema, mille üle vaielda, minge lihtsalt IGS-e, ei meeldi, minule vähemalt siin. Jälle ei suuda otsustada, kas väike ja ümar või pikk ja peenike. Peresõbralik. Kurk võib ka olla siuke, kui sa poes käid valimas. Igast asjal võivad olla sellised. No vaata näed, nüüd mulle ei meeldi, see on kahemõtteline, eks ole. Need teised rikkusid ära praegu sinu ilusa teksti. Vaata, mis kordi rõvedus on, et siia juurde panid. Jälle, ühesõnaga, mulle meeldib. Sa näed seda pilti seal kõrval, sa saad aru, millest jutt, kuna pilt on kõrval, siis või hüppa võib-olla ma mõtetega nii. Okei. Ja ige ja nagu leht. Jah, ühesõnaga, mulle meeldib see tekst, mulle meeldib see mõte, mis sa oled siia pannud. Jälle ei suuda osutada, kas väike ümar või pikk ja peenike. Väga lahe. Be different, be playful, clear, visual, truthful, curious, humble, proud, optimistic. Seda hinnavärki muidugi peaksite siin rõhutama võib-olla rohkem. Sest et nad ikkagi väga seda toovad seda hinda esile. Minge surfake nende selles Faceris. Grete. Jah, oleme see sama. Okei. Nii, tore. Sobib. Mulle see, jah. Kas nüüd see kahemõtteline on nii, et umbes, et kõigepealt on siis mulle sobib, on ju, nüüd on siis siit tuleb alt, et kas siin kahemõttelisust on, jah, ei ole. Aga ja siis meie ei mõelnud üldse nii nagu... Absoluutselt, kullakesed, loomulikult, noh. Mida teeb üks magnoolia õis võsas? Ma ei saa aru, millest te räägite, tüdrukud. Te olete rõvedad. No vaata, et ma võin igatepidi igasuguseid asju öelda ja tegelikult see kõik muutub selliseks, et tegelikult kui meil on perebränd, siis tegelikult sellised asjad tuleb hoiduda. Põhiline sõnum mulle meeldib see, kuidas te mõtlete, see, et läks kogemata niipidi. Vaat siit tulebki välja see, et mille pärast reklaamiagentuuris on, miks on reklaam sotsiaalne teema. Sellepärast, et sul on vaja seda kordi perverti sinna kõrvale, kes ütleb, et millest sa räägid, on ja. Aga see on väga vajalik ja peab olema inimene, kes selle nagu välja ütleb. Et siis lihtsalt kirjutad nagu samal teemal mitu lauset ja siis sealt lõpus tuleb. Marie. Jah. Õigus jah. Kollid kardavad valgust, sinu laps mitte. Vali lamp, mis valvab und ja tagab rahulikku tööd. Jaa, peaaegu. Kollid kardavad valgust, sinu laps mitte. Ma tahaks nagu südamlikkus siia saada kuidagi. Kuidas seda südamt? Vaata, teistel olid nagu sellised, sinna keerati mingid nagu mõtted juurde, aga nad olid kuidagi sellised nunnud. No ma tahaks sellist nunnud. Nemad teavad, et kollid kardavad valgust. No aga ütle seda kuidagi niimoodi, jah. Okei, praegult sobib. Mulle meeldib jälle sa tood, vaadake nüüd, kui palju mitu erinevat mõtet siit tuleb välja on ju. Kui palju nagu erinevaid ideid on ju ühes samast väiksest lausest. Väga lahe. Kui need lambid räägiks, siis nad ütleksid nad, palun võtke meist üks ja unustage ülejäänud, sest igaüks neist on omane. See ära kustutada. Triin, väga hea, väga kihvt. Aga ma paningi sinna lõppu see palun järele on hüüumärk, see on hästi oluline, sest see on siuke veits pausi koht. Ja see on see koht, kus naised on poes ja siis vähemalt mina olen iga kord olnud oma mehega seal õigeas ja ma lihtsalt nagu ma olen lõpuks juba närvivapustuse ajal, palun lähme ära siit juba nagu, et ma ei suuda nagu, et palun ja tema on see, kes valib või? No jah, tihti jah.
sest et see on lihtsalt nii suur valik, minu jaoks on liiga suur ja siis mul on lihtsalt seal tihti, et nagu palun võtame lihtsalt selle ühe ja lähme minema. Tähendab, see mõte on tore. Mõte on tore, ükstapuha ilma selle sinu kõrval story'ta on tore, aga see lause, kui räägiksid koma, siis nad ütleksid nad koolon jutumärgid algavad, palun hüüumärk, võtke üks meist koma, jutumärgid lõpevad, sest ühesõnaga lihtsalt lihtne rusikareegel, kui sa paned liiga palju neid kirjavaja märke, siis sa tapad selle lause, see on nagu suretad selle lause välja. Lõpp ära, väga hea, super, meeldib. Praegult vähemalt. Vaatame, mis ma kodus arvan sellest. Ma arvan, et ikka meeldib. Eliise. Ahah. Laualamp, mis teeb sinust inimese karbist kodu ja jätab raha taskusse. Ahah. Jah, meeldib. Sellepärast, et sa leidsid täitsa teistmoodi lähenemise, aga siin on nagu tunda mingisuguseks nagu trafaretti või? Sa oled hästi nagu püüdnud mingisugust nii-öelda statementi nagu välja käia. Kui sa statementi välja käid, see statement reklaamina mõjub alati siukselt, et nii, mina ütlen, et see asi on nii ja kõik punkt on ju. Aga kui sa tood mingi inimliku asja siia sisse, siis sa nagu teed ta nagu pehmemaks. Iseenesest on okei, mulle meeldib see mõte, seda nunnusust tuleks rohkem vaja juurde, üldiselt on okei. Helena. Jah. Lase isal valida, millise lambi kummas pisaraid kuivatada, kui matemaatika ülesandeid lahendate. Jah? Parim valik IKEA-st, see ära. Miks isa peab? No seda teevad isaga koos, Matemaatika on nii raske, et... Ise valida, mis lambile võtta. Lase isal valida. Kuna isa aitab tal matemaatikat õpet, siis saad aru, sina jälle terve story siin taga on ja. Sina ei nokinud ära on ja. Minul on kohe selge, miks pärast isa peab nutma on ja kui ta neid teeb. Mina olin ise see, kelle pärast nuteti matemaatika tööid tehes, eks ole. See on universaalne kogemus. See on universaalne kogemus, jah. Sest matemaatika on mingil hetkel hästi raske. See on, ma ei tea, mitmes klass, 3., 4., eks ole, võib-olla 5. seal kusagil, kus läheb keeruliseks, siis seal on vaja nii-öelda last utsitada ja see on hästi levinud, et sa suunad konkreetselt lapsele ja sa räägid isaga, väga lahe. No just see olukord ka, et see toimub alati õhtul hilja, kui on juba nime ja kõik on väsi. Enne ööd seda meeldida. Ja Hanna-Reena tegite kas see oli see mõte 2 peale või? Lahe. Ann-Marleen, oodake veel, ma loen lõpuni ära, eks ole, ärge jookske ära. See meil oli ka juba. Oli? Okei. Ja nunnusust juurde, aga ma veel kodus mõtlen seda asja või. Mõtle suurelt, valgusta nutikalt, IKEA laualamp on sinu väike päike pimendas õhtus. Leia oma lemmik siit. Saskia. Ära püüa niimoodi reklaami kirjutada. See ei ole siin mingi reklaamiloeng. Ära kirjuta reklaamtekste. Ma teen teile ma täna jätsin koju, aga ma ostsin spetsiaalselt ühe raamatu teile ja teeme väikese klausuuri loengu alguses. Ma raiskan selle aja ära, ma võtan selle aja ära, aga mul on selline tunne, et te tegelikult te oskate, aga ma tahaksin teile näidata, kui palju te tegelikult veel suudate. Et ära kirjuta reklaami, ära püüa reklaami kirjutada. Kirjuta nagu, nemad siin kirjutasid mingi olukord ja vormista see selleks on ju. Kas sa räägid oma tikkimistööst, oma kudumistööst või räägid sa oma väikesest kassipojast, kellest on vaja Facebooki ruttu pilt teha on ju ja edasi. Nii, Carolin. Seesama, jah. Mõtle suurelt, valgusta nutikalt. Iga laualamp on sinu väike päike. Super, jube hea. Aga ta on siukse sõjaväelise konstruktsiooni sees, eks ole, mis nagu natuke tõmbab tagasi seda. Nii, tore, mul täna väga meeldis, väga ägedad tööd. Ma ei tea, kas see paaris tegemine teid aitas või igal juhul, aga Triinul siin tuli näed üksinda ja kellegil veel tuli. Ei tulnud rohkem üksinda kellegil, jah. Iseenesest on tore, kui te saate kahekesi mõelda ja on tore, kui te teete hästi täpselt selle ülesande sisse. Tänaseks on loeng läbi ja ma parandan kõik teie tööd ära, ka need, mis ma olen jätnud parandamata, tegemata.